Kooliaasta algus rõõmustas rõugelasi värske lasteaiaga. 63 aia 3 rühmas õppivat last said minna remondi- ja ehitustööde käigus täiesti uueks saanud majja. Tänavu oma 40. tegevusaastat tähistav lasteaed sai tööde käigus juurde 800 ruutmeetrit kasulikku pinda. Laste jaoks on majas palju uut. Rohkem ruumi ja siis saab rohkem mängudega. Mänguasjad on ka põnevamaks läinud. Aga mis on muutunud teie enda igapäevatöös? Motivatsioon on tõusnud. Nüüd tahadki iga päev siia tulla, teha tööd. Mida rohkem käid, seda rohkem lõbusam hakkab. Jah, isegi nii on küll, jah. Ja mulle meeldib mulle meenub 1. septembrist see, et laps tuli lasteaeda, vaatas ja siis ütles, see on nagu paradiis. Ongi. Septembris valmis remonditööde esimene etapp. Rühmad said mängimis- ja magamisruumid, suurenes saal, ehitati juurde bassein ning sisustati kaasaegne köök. Lisaks soetati kõikidesse ruumidesse kaasaegne sisustus. Remonditööde teine etapp toob lasteaiale juurde 4. rühma. Kokku saab siis lasteaed pakkuda kohta 80 lapsele. Täielikult peaks lasteaed valmima tuleva aasta sügiseks. Vallavanem Tiit Toots, lasteaia endine kasvandik, tunneb värskelt valminud lasteaia üle head meelt. Rõõmu valmistavad need pisikesed vallakodanikud, kelle silmadest ma loen välja piiritu rõõmu just selle uue maja üle. Kindlasti ma olen ka rõõmus selle üle, et Rõuge vald sai igati korraliku lasteaia. Kui palju siin täna avatud majas on alles sellest lasteaiast, kus teie omal ajal käisite? No mitte eriti palju, et 4 seina jäi sellest majast alles, et kõik ülejäänud on uus. Ja samuti ka mängualal on kõik vanad atraktsioonid kahjuks ära viidud. Lasteaia renoveerimise remonditöödele kulub ligi 16 miljonit krooni. Sellest ligikaudu 11 miljonit on Euroopa Liidu raha. Valla omaosalus on 5 miljonit krooni. Kindluse suure investeeringu tegemiseks andis kõrge sündide arv. Igal aastal on sündinud ligi 30 väikest Rõuge valla kodanikku. Vallas elab kokku 2284 inimest. Maavanem Andres Kõiv tunnustab rõugelaste ettevõtlikkust. Kui nüüd vaadata Rõuge vallavalitsuse ja vallavolikogu ehk siis otsustajate tegevust läbi aegade, siis ma võin öelda häbenemata, et Rõuge vald oma tegemistega on maakonnas lipulaevaks. Kõigi peale on mõeldud ühtlaselt nii suuremate haridusinimeste peale kui ka lasteaias käivate inimeste peale. Samamoodi keskkonnaalased küsimused, ehk siis kindlasti on üks jäämurdja Rõuge vald oma tegemistega. Olgugi, et lasteaed on valmimas, ei kavatse Rõuge vald loorberitele puhkama jääda. Vallavanem Tiit Toots ütleb, et tulevikuplaanid on pikaks ajaks paika pandud. Järgmiseks on kindlasti lasteaia 4. rühma ehitustööd, mis saavad järgmise aasta maikuuks valmis. Ja sealt edasi ootavad uued hooned rekonstrueerimist, et tööpõld on lai.